Tervitame taas 11 Jumala kojas Jeesuse Kristuse nimel ja võime taas olla rõõmsad, sest Issand on üles tõusnud ja võime juba seda mitu pühapäeva järjest olla rõõmsad. Vanasti öeldi teine püha pärast ülestõusmist ja 3. ja 4. püha. Nii et täna on taas pühapäev. Nii et me võime olla koos. Ja tänasel päeval küll on selline tähtpäev ka. Täna on ühinenud piibliseltside palve ja ohvripäev. Ja täna mõtleme ka Jumala sõna peale, et see on meie käes, meie emakeeles. Ja me teame, et juba uus piibli tõlkimise protsess on alanud juba me Eestimaal ja kes teab, millal see valmis saab. Võib-olla aasta on 35 siis, võib-olla mõni teine. Aga see on mahukas protsess, aga palume õnnistust tänasel päeval ka nende tööle. Ja me teame, et piibliseltsid üle maailma teevad väga head tööd, viies Jumala sõna paljude rahvasteni oma emakeeles. Aga enne kui me palume õnnistust tänasele jumalateenistusele, edasi läheme, siis loeme Johannese evangeeliumi 21. peatükk ja see tänase päeva kirjakoht palvekalendri järgi ja see on ka üks sündmus pärast ülestõusmispühi. Johannese evangeelium 21. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres, aga ta ilmus nõnda. Simon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel 2 tema jüngritest olid seal koos. Simon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, et sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, et jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks? Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke noot paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda armastas Jeesus Peetrusele, see on Issand. Simon Peetrus kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümber, sest oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tuli paadiga, nad ei olnud kaldas kaugemal kui umbes 200 küünalat ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Simon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu, arvult 153. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on Issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba 3. kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Simon Peetrusele, Simon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Simon Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ja ta vastas talle, jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle 3. korda, Simon Johannese poeg, kas ma olen sulle armas?
Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt 3. korda, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, Issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja, keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Aamen. See on selline lõik Johannese evangeeliumist, mis on selline eriline. See räägib jüngritest sellistena, nagu nad olid. Ja me vahel mõtleme, et kui meist keegi lugu kirjutaks, siis me sageli tahaks mõned sündmused välja jätta. Ja et me ei tahaks, et keegi meie elulukku paneks kirja sellised hetki, mille pärast piinlik olla. Tuleb üks tuntud lugu meelde ühest mehest, kes hakkas oma sugupuud uurima ja ütles, tal läks palju aega ja pärast läks palju rohkem aega selleks, et seda varjata, mida ta välja oli uurinud. Et nii on. Aga jüngrite lugu on ka kirja pandud Piiblisse. Ja see räägib ka sellest, et nad olid nagu meiegi. Olid ka vahel kahtlejad. Vahel olid nad uskmatud. Vahel nad ei teadnud, mida teha, mida ette võtta. Ja vahel nad nägid seda imet, mida Jeesus teeb meie eludes. Ja see küsimus, mida Jeesus küsis Peetruselt, on ka tihti meid kõnetamas. Ja küsib, kas ma armastan Jeesust. Ja kui ma armastan, siis mis ma ka teen? Jeesus ütles, järgne mulle. Seda järgnemist me õpime igal päeval ja ka tänasel päeval, nii et olgu Jumal õnnistamas meid tema kojas koos olles, olgu püha vaim meie keskel tere tulnud ja olgu taevas avatud meie üle. Me palvetame. Hea taeva isa, me täname sind, et sina oled hea, issand. Issand, sina ju mõista meid hukka, kui me vahel ka eksime, kui me vahel ka teeme ja käitume selliselt, et me ise peame häbenema siin juures. Vahel ka peame nagu peitma ennast oma tegude pärast. Issand, aga me palume Jeesus, et sa oleks täna meie juures taas, meid õpetamas, meid julgustamas, meid kinnitamas, võib-olla ka meid läkitamas, võib-olla mingile uuele lõigule või mingile uuele tööle või mingile uuele osale. Sa kutsud meid ja ütled, sööda mu tallekesi või hoolitse nende eest või mitmel muul viisil armasta neid, keda sa oled mu ümber kinkinud. Jeesus, me täname sind ja tänasel päeval sa oled meie keskel oma püha vaimu läbi. Ja issand, täname, et sa oled rahuaega kinkinud. Issand, tänasel päeval me kogudusele kokku tulla. Sa oled selle hoone kinkinud meile. Issand, me täname, et see ruum on soe ja valge ja puhas ja sa oled inimesi kinkinud ka meile, kes selle eest ka oma osa annavad. Jeesus, me täname sind, et sina, issand, oled hea. Ja issand, sinu peale me tahame lootuse panna igal päeval. Issand, sind me tahame tõesti paluda appi endale ka püha vaimu läbi. Jeesus, tule ja vii meid edasi, et me võiksime sind järgneda, sulle järgneda igal päeval, kus sa meid viid iganes. Jeesus, me täname sind, et sa oled meie keskel. Me tahame su kätte paluda ka need eespalve soovid, mida ma olen täna toonud ka sinu kotta siin oma südametes ja mõtetes. Issand, sa näed, kui kellelegi olukordi, mis vajavad üleloomulikku sekkumist, mis vajavad lahendust, issand, kus me oma inimliku tarkusega ei oska midagi ette võtta. Jeesus, sina tuled ja aitad. Issand, tänu sulle selle eest. Tänu sulle, Jeesus, et sina kannad läbi meid.
sina juhid meid, issand. Issand, palume tõesti, lahenda olukordi, issand. Me palume su kätte ka oma armsad koguduse liikmed, kes täna ei saa siia tulla, kes oma tervise pärast on eemal. Issand, palume Johannese ja Leidi su kätte ja issand, õnnista ka neid ja kõiki teisi ka, kes täna on juba kõrges eas. Aga issand, sina oled nende juures vaatamata sellele. Sina valmistad ka neid ette oma taevariiki viima. Jeesus, me täname sind. Su kätte palume ka oma eespalvekogudused, issand, palume su kätte ka Leesi koguduse Saaremaal, nende tööd ja tegemised ja mõtted seal, issand, palume, et see paik võiks olla seal ka üks valguse allikaks selles pimedas paigas. Jeesus, tule ja puuduta ka nende pastorit, nende peret, tema kaastöölisi. Ja issand, palume su kätte ka meie linna, meie valla, issand, vallajuhid ja iga üksikuga, kes siin elab. Issand, palume, et sinu valgus võiks paista ka nende südametesse. Jeesus, au ja kiitus olgu sinu nimele, sa kuuled palveid ja vastad oma tarkust mööda. Aamen. Aamen. Nii, nüüd me laulame koos ühiselt. Täna me saame laulda koos videoga. teda
See on nii ilus laul, seda ei tahtnudki kohe lõpetada. Aga tõesti ülistame, kiidame Issandat kõigega, mis ta meile andnud on. Tänane sõna, mida me loeme koos ühiselt, on kirjas Apostlite raamatu alguses ja loen esimesed 3 salmi. Ja samuti loen ka Johannese evangeeliumi 21. peatükist salmi 25. See on siis Johannese evangeeliumi viimane salm ja siis Apostlite raamatu 3 esimest salmi. Esimese raamatu Teofilos ma kirjutasin kõigest sellest, mida Jeesus algusest peale tegi ja õpetas, kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse pärast seda, kui ta apostlitele, keda ta oli valinud püha vaimu kaudu, oli andnud korraldusi. Neile ta oli pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile 40 päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Aamen. Ja siis Johannese evangeeliumi lõpusalm, see on salm 25, on veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mida tuleks kirjutada. Aamen. Mõte, mis tänasel päeval ka nagu puudutas, on see, et mida Jeesus tänasel päeval teeks või mida ta teeks. Eile oli üle-eestiline unistamispäev, unistamistalgupäev. Ma ei tea, kas keegi osales mõnel unistamistalgul? Ei olnud täna kedagi. Töömehi oli küll ja naisi, aga unistamistalgus ei olnud. Ja kutsuti üles siis kokku tulema ja unistama. Ja mulle tehti ka ettepanek, et kas ma tahaksin ka grupijuht olla, aga mul ei tulnud ideed, mille peale unistada. Milline võiks olla Eesti aastal 2050? Teaks Jumal, nii palju päevi kingibki. Võiks unistada, et kogu Eestimaa, kogu inimesed võiksid taevas olla selle aja peale. Aga mõnes mõttes on väga oluline mõelda tuleviku peale ka tegelikult. Sest selle päeva nagu korraldajad ütlesid, kui sa tahad aastal 2050 õuna süüa, siis peaksid tänasel päeval õunapuu istutama juba maha. Ja me teame, see oli Martin Luther vist, et kui homme Jumal tuleks, mida täna teeks, no paneks õunapuu maha veel, et mõtleks tulevastele põlvedele ka midagi. Ja nii see on, et tegelikult, et me peaksime mõtlema ja vahel ka unistama. Millises riigis ma tahaksin elada? Mõtlesin enda peale, et 25 aasta pärast olen ma praegu sama vana kui mu ema praegult, on 84. Ja täiesti tegus inimene, sõidab autoga ringi, toimetab, saab kõigega hakkama ja mõni päev tagasi, kui ta kiirabiga EMO-sse viidi, siis arstid vaatasid ekraani pealt sealt tema andmeid ja ei või olla. Sinule poleks küll üle 70 ütelnud. Et see ongi, et see number on, või see vanus on number tegelikult. Aga kui nii mõttel, siis varem või hiljem tegelikult saab aeg otsa meil ka ju. Ega me keegi maa peal ei jää. Ja siis mõtlesin, et kui 25 aastat ma veel elan, selle ajaga jõuaks teha küll päris palju veel. Aga mida ma siis teeksin? Võtta peaks unistama hakkama. Aga võib-olla ei peaks ka. Aga mis on meie unistus koguduse suhtes? Kas meil koguduse suhtes ka unistusi on? Et milline võiks olla meie kogudus 25 aasta pärast näiteks? Võib-olla peaks mõtlema 5 aasta peale, võib-olla 5 tsükliga. Aga
Kindlasti meil on omad nägemised, me oleme kuskil näinud, vaat seal ma käisin kunagi ühes koguduses, see oli selline, vaat kui meil oleks samasugune kogudus või see, mis sealt ma vaatasin, seal video pealt, kus oli palju rahvast koos. Aga me sageli näeme tegelikult seda ainult pühapäeva sageli ka teistes kogudustes, kui külas käime, et kui me läheme argipäeval juhuslikult sisse, siis sageli on see pilt teine hoopis. Aga milline võiks olla meie kodulinn või meie riik 25 aasta pärast? Meie linn on päris ilus juba. Kas saab veel ilusamaks minna? No kindlasti saab alati. Midagi laguneb ära vahepeal ka, kulub ära ka. Aga meie kodu samamoodi tegelikult vajab pidevalt nagu seda pilku, et see maja püsiks. Kas tahaksid teada, millest mina unistan? Ma unistan, et meie kogudus oleks avatud kogukond, kes elab iga päev Jeesuse eeskuju ja tema õpetuse järel. Me võiksime olla selline tore ja rõõmus kogukond, kes elab iga päev Jeesuse eeskuju ja õpetuse järel. Ja ma arvan, siis me oleme väga rõõmsad. Sest Jeesus ei õpeta kunagi midagi halba. Mida Jeesus on õpetanud, seda tasub meil järgida. Selleks, et teada saada, mida Jeesus õpetas ja ta tegi, me peaksime teda rohkem tundma õppida. Kui me tahame kellegi moodi olla, ma ei tea, kas te olete tähele pannud, väiksed lapsed sageli tahavad olla kas oma isa moodi või ema moodi või mul kunagi oli üks väike sõber, 4-aastane fänn oli ka, et tead, ma nägin täna sind unes. Need väiksed on nii. Ja siis meie lastel oli kunagi, et kes sind täna õhtu magama paneb siis? Ei tahta aga magama minna hästi. On Vago. Et tal oli ka oma sõbrad olid väiksed sellised eeskujud. Aga me iga päev õpime ka Jeesust tundma tegelikult. Me tahaksime, et Jeesus oleks meie juures. See on minu unistus tegelikult, minu elus. Juhataks, õpetaks, julgustaks. Aga alati on sellised väljakutsed tuleb meie ellu ikka ootamatult, et mingi olukord muutub äkki, ma pean mõtlema, mis nüüd saab. Ja me tegelikult, kuidas me õpime koolis? Me koolis õpime ka tegelikult, on õppetunde, õpetab tahvli ette, räägib pika jutu ära, küsib, kas keegi aru ka sai. Vaat vaikus, keegi aru ei saanud. Räägib uuesti, küsimusi ka ei ole kellelgi. Ja siis sa lähed koju ja sul tekib see olukord ja siis hakkad mõtlema, et mida õpetaja rääkis. Ja hakkad seda asja nagu proovima tegema, siis vaatad, nii käibki see asi, jah. Ma mäletan, ma koolis õppisin väga palju tehnilisi asju ja ega ma midagi aru ei saanud. Aga kui ma läksin praktikale viidi meid, siis ma võtsin vihiku üles ja vaatasin, kuidas see asi käib. See oli meelde, õpetaja rääkis niimoodi. Ma proovisin, töötaski. Ja me õpime ka oma usuelust tegelikult samamoodi. Me kuuleme, mida Jeesus tegi, mida ta rääkis ja aru ei saa sageli midagi, aga siis, kui me elus tuleb teatud olukorrad ette, meil tuleb Jumala vaim, tuletab meelde meile, et Jeesus rääkis midagi selle kohta, et sellest asjast saab niimoodi üle. See asi laheneb kuidagi, kui seda teha nii või teistmoodi. Jüngrid olid kalale ja samamoodi nad mõtlesid, mida teha, kuidas teha. Öö läbi püüdsid kala, mitte midagi. Ja siis Jeesus ütleb, aga visake sinna teise poole pardatasse võrk, mis vahet saada siipalt ja seapalt. Aga Jeesuse sõna peale midagi muutus. Nad said väga palju kala. Ja siis tuli meelde, kuule, Jeesus on kunagi enne nii teinud. See on Jeesus, kes nii ütles tegelikult. Nad tundsid ära Jeesuse. Et need väljakutsed me elus tulevad ja meie teooria, mida me teame, või see teoloogia, mida me piiblis ka loeme või keegi räägib kuskil, see saab meie eluks siis, kui me seda rakendame ellu. Ja kui me ei tea, kuidas need asjad toimivad, kuidas need asjad töötavad, kuidas need asjad ka vaimulikus maailmas kehtivad või töötavad, siis me sageli leiutame päris palju ja tulemusi on ka erinevaid. Aga kui me teame, kuidas Jumal on selle asja teinud, kuidas Jumal meid on disaininud, meid loonud,
siis me teame, võime olla kindlad ka tulemuses. Kui lugeda seda, kuidas Jumal on meid teinud ja kuidas me peaksime käituma, vahest olukordades ma nagu lugesin hiljuti just raamatut, kus üks mees läks doktoriõppesse, sellepärast, et lihtsalt asju keeruliseks teha. Ja mõtlesin, et ma tahaks vastupidi teha asju, hästi lihtsaks teha kuidagi meie igapäeva usuelu. Ja mõtlesin, et üks väga lihtne printsiip, mida on õpetatud ka minu lapsepõlves ja noorepõlves, on see, et kui ma ei tea, kuidas käituda, siis küsida, mida Jeesus nüüd teeb. Kuidas Jeesus selle asja lahendaks, mida Jeesus teeks. Et tuleb selline olukord ette ootamatu, keegi midagi ütleb pahasti, enne kui ma vastu ütlen, mõtlen, mida Jeesus ütleks vastu talle. Mida Jeesus teeks. Keegi viskab siin kiviga enne, siis mis sa teeks? Võtan teid suurema kivi vastu või? Et Jeesus ei tee seda. Jeesus ei ole seda õpetanud. Ja selle läbi me tegelikult nagu saame paljud olukorrad lahendatud palju rahulikumalt. Mida Jeesus teeks selles olukorras, kus ma just praegu olen? Jäin mõtlema, kas Jeesus oli unistaja tüüp või tegutseja tüüp. Ta tuli siia maailma tegema oma isa tahet. Ja et seda mõista, milleks ta oli siia maa peale pandud, pidi ta ennast pidevalt oma isa plaanidega kursis hoidma. Ta pidi kogu aeg nagu kontrollima või mõtlema. Ja mida me Jeesuselt võime õppida, on see, et ta iga hommikul läks üksildasse paika oma isaga rääkima, oma isaga kohtuma. Ja kindlasti ta palus ette ka juba need olukordi, mis päeval ette tulid, mis võisid tulla ette või need kohtumised, need inimesi, kellega ta kohtus. Ja me teame, et Jeesus ka hingamispäeval külastas harjumuspäraselt sünagoogi või pühakoda. See oli ka üks tema nagu elu nagu rutiin, kui võiks nii öelda. Ta uuris ka pühakirja rulle. Ta oli ka nendega väga hästi kursis. Ta teadis, mis seal kirjas on. Ja väga paljudest teemadest on Jeesus läinud läbi ja andnud meile ka eeskuju, kuidas meiegi saaksime sarnaseid olukordi läbida. Ja kui proovida üldistada oma elulaadi, siis vahel räägitakse, et ta oli selline nagu mässa ja selline nagu hipster, käis täna siin, homme seal, oma kodu ei olnud, elas, kus juhtus. Siis aga tema tegevus ja liikumine oli väga eesmärgipärane tegelikult ja kooskõlas oma isa plaaniga. Ta ei sidunud ennast maise elu probleemidega, sellepärast tema kutsumus, tema töö oli midagi muud teha. Mõtlesin, kui Jeesus oleks oma äri olnud näiteks, või oleks oma kari olnud, oma talupidamine näiteks. Tal oleks olnud põhjust küll olla talupidaja, räägitakse, et ta isa suri varakult ja kogu majapidamine tavaliselt jäi vanema poja peale, kelleks oli tema perekonnas. Siis oleks tal tegemist olnud ikka. Aga ta pani selle kõrvale, sest ta oli saanud aru, et Jumala kutsumus on teha vaimulikku tööd või jüngerdada oma jüngreid, 12 jüngrit ja nendega ringi, kulutada evangeeliumi Jumala kuningriigist. Apostlite raamatust lugesime, et Luukas oli oma evangeeliumisse kirja pannud loo algusest peale, mida Jeesus tegi ja õpetas. Ja Johannes kirjutas oma evangeeliumi lõpus, et isegi kogu maailma raamatud või kogu maailm ei suudaks mahutada neid raamatuid sellest, mida tuleks kirjutada Jeesusest. Ja ta ütleb, et eespool 20. peatüki 31, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus Jumala poeg ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. See on Johannese 20:31. See, mis kirja on pandud, sellest piisab täitsa, et uskuda, et Kristus on Jumala poeg ja et meil oleks elu.
Ei ole vaja keerulisi õpetusi sinna juurde sinna väga teha. Tihtipeale on meil päris suur väljakutse uskuda Jeesuse jumalikkusesse. Uskuda, et ta kuuleb isegi minu palveid. Ja vahel meil on kiusatus minna kellegi juurde, kes tundub, et ta on meist vaimulikult nagu vanem või nagu tugevam või suurem ja öelda, et palu sina, äkki siis Jumal kuuleb. No mind ta ei kuule üldse ja vahel selliseid asju on nagu. Aga piiblist mäletad sa mõnda eeskuju sellist, kus on see niimoodi räägitud. Aga Jeesus ütleb, tulge minu juurde, rääkige minuga. Jumal vastab palvetele 3 erineval viisil. Ta vastab vahel kohe. Vahel vastab ta isegi ennem, kui ma olen palvetanud. Ja mõtlesin tegelikult, neid palvevastused me sageli ei teagi, ei pane tähelegi. Kus Jeesus vastab ennem, kui me oleme jõudnud palvetama hakatagi. Või ta on hoidnud meid ära asjadest, millest me ei tea, kuhu me oleks võinud sattuda. Teiseks ütleb ta, oota. Me ei tea, miks me peame ootama sahel. Miks võtab mõni palvevastus kauem aega, kui me tahaksime? Me tahaksime kohe vastust saada. Nii kui annad nupu peale vajutad, kohe avaneb uks. Aga mõnikord on ka vastus ei. Kas me lepime ka selle vastusega? Ei, meie Jumal ütleb meile. Kui alustame palvega, peame olema valmis tegelikult kõige selle 3 valikuga, 3 vastusega. Kui pakutakse koguduses võimalust tunnistamiseks sellest, mida Jumal on su elus teinud, eelmisel nädalal näiteks, siis mida me kuuleme kantslist? Enamasti edulugusid. Palusin, Jumal vastas. Mõtlesin, ma pole ühtegi lugu kuulnud, kus palusin kõvasti, ei tulnud vastust. Vastus oli ei. Me ei ole sellist lugu, oled sa kuulnud sellist lugu või? Ma ei ole kuulnud, ma hakkasin mõtlema, miks ei ole huvitav sellist lugusid. Tegelikult ju Jumal vastas sulle ju. Jumal kuulis su palvet. Miks see siis vähem tähtsam palve vastus on, kui jaa vastus? Me jagame, eks te lugusid tavaliselt selle pärast ka, et julgustada teisi, et Jumal mulle vastab sulle ka. See on ka õige tegelikult, aga see on ainult üks variant nendest vastustest. Ja samasti on ka see oota hetked on, mis tegelikult ka meid vormivad või meid sisemised vaimulikud küles ehitavad. Me oleme pikka aega palvetamas, vastus pole tulnud. Jumal teab kõige paremini, miks üks või teine vastus meile kasuks tuleb. Kõik meie arvates hea ei ole alati hea ja kõik halb ei ole alati halb ka. Aga Rooma kirja 8. peatükk 26 ja 28 salm ütleb, samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab. Kuid vaim ise palub meie ees sõnatute ägamistega, aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. See on väga suur julgustus meile. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Käima koos Kristusega. Me oleme tema perekonna liikmed. Ja isegi meie valed valikud või valed otsused saavad lõppkokkuvõttes tulla Jumala abiga heaks. Kui me oleme ka eelnevalt palunud need Jumala juhtimise alla. Meil on vahel valikud, me ei tea, mida teha täpselt, me ei tea, mis täpselt Jumala tahega on ühes või teises olukorras näiteks. Siis tasub alati ennem palvetada Jumal. Mina ei tea, aga ma palun selle olukorda sinu kätte. Isegi kui untsu kõik läheb mul. Aita mul see asi ära klaarida. Aita see
õnnistuseks selle pöörata. Me teame, et tavaliselt ikka ema-isal tuleb laste jamad kokku pärast klaarida. Kui keegi midagi on kokku keeranud teie lastest siis, või meie lastest, siis koolis ka ikka, ema-isa tuleb kooli jälle kutsuda, kui midagi on. Ja mul oli ka 3 lugu meelde. Mõtlen siin, et ma lõpuks jagan. Esimene on selline ei-lugu. Noore mehena ma põhikooli lõpuosas ei osanud teha oma valikut, kuhu minna õppima. Mul on alati olnud hästi palju huvisid. Ja ma olen ka selline unistaja tüüp kohati. Ja mulle meeldivad paljud asjad. Aga põhiliselt meeldisid mulle masinad. Ja ma vaatasin, Paides on see maaparanduskool, läheks suure kopa peale tööle või see maaparandustaktid hästi võimsad olid, mulle meeldisid need. Või siis autoremonti minna õppima. See rattad oli putitanud väiksest peale juba. Mulle meeldisid masinad ja see, kuidas asjad lahti käivad ja kas pärast oskab kokku panna. Samuti mõtlesin, et selline tisleri töö võiks ka olla huvitav töö. Saab midagi ise teha. Ja samuti oli ka elektroonika selline huvitav ala. Ja milline kool siis valida? Ja mäletan tegelikult, need huvialad tekkisid tegelikult selle läbi, et ma nägin kedagi oma tuttavat selle alal töötamas. Ja ma nägin, kuidas ta tegi. Ma nägin oma isa sõpra, kes tinutas asju kokku, mu kodust oli igas aparaadid olid seal, tegi huvitav asju, tegi elektriorelit tegi ja mida iganes ta oskas teha kõik. Ja teine isa sõber oli see, kes automees oli. Ja ta töötas lada hoolduses Tallinnas, ta oli kõva koha peal. Ja mõtlesin, see maailma parim auto lada, et selle remonti olla. Või siis mul üks sõber oli ta seal, Toivo Teekel oli, kes tegelikult oli Tallinnas tol ajal kõva koha peal. Ta oli Toompeal, oli puidutöökoja tööl seal, ta tegid seal lossi seal puidutöökojas, tegid igasugused huvitavaid asju, seal uksi akned ja tamme puidust ja kes muust oli siin. Ja mõtlesin, see väga huvitav ala, seda tahaks teha. Aga palvetasime oma perega, palutasin ka üksinda, oma pastoriga rääkisin sel teemal, et kuidas teha otsust, ma ei tea, kus kooli minna. Samuti mu õppeedukus ei olnud ka väga kiita, mul oli 3,2, oli keskmine hinne mul põhikooli lõpus, et sellega kaugele ei jõua vist, aga ma palvetasin, Jumal, sinu tahe sündigu, kus ma saan. Ja ma otsustasin siis elektroonika kasuks. See on see põnev asi, ma sain suunamise ühest asutusest, kes oli valmis pärast mind tööle võtma hea palga peale ja läksin, proovin tehnikumisse sisse saada. Aga sellel erialale ma ei saanud sisse kahjuks. Sain samasse kooli, aga õnnestus saada elektriala peale, mis mind üldse ei huvitanud. Aga kool oli vägev, üks Eesti Tallinna selline kõrged koole ja juba see kooli sisse saamine oli auhind juba. Ja abiks ikka enne. Ja ma ei tea, siiamaani, miks ma ei saanud elektroonika ala peale sisse. Või mingi muu ala peale, vaid sinna elektriala peale. Pärast sõjaväega tahtsin minna Tallinna Tehnikaülikooli edasi õppima. Mulle meeldis väga energeetika. Aga ma jõudsin koju sõjaväest, nagu klassika ütleb, siis kui juba Arno kooli jõudis, olid juba tunnid alanud, siis astumiseksamid olid juba käisid juba, jäin sellest aastast maha. Läksin tööle kirikuehitustele ja lõpuks võtsin naise. Sellega läks paremini, oli kohe nõus tulema. Teisene mõtlen olukordadele, mille lahendust tuleb pikalt oodata. Ma nimetan neid aegu grillihooajaks. Tunned, et siin praetakse mõlemalt küljelt, korda mööda. Ei ole lahendust. Läheb 1 aasta mööda, kedatakse teine külg.
teine siis tagasi esimene. Ja mõni asi võtab pikalt aega. Ja vahel on need seotud suhetega või olukordadega ja sageli asjad nagu ei sõltu sinust enesest. Sa ei saa midagi teha sinna. Saad saata ainult palveid, anumispalveid, külvata silmapisaraid. Ja sa tead, et Jumala käes on see aeg, kui asjad lahenevad. Ja sa ei tea, millal see juhtub, aga sa tead, et lahendus on Jumala käes. Asjad lahenevad. Ükskõik mis viisil. Need on sellised ootamise palved, ootamise ajad. Me tahaksime asju kohe saada kätte. Alati peaks hea olema vastus, kui me Jumala poole pöördunud. Aga vahel on ka oota. Prae me pani peal siin natukene. Vaatame, kuidas iseloom kasvab. Ja on olnud neid aegu, kus eriti koolipõlves, mäletan, oli tehnikumi ajal, kus me sinna nagu lõpuks sisse sain. Siis ma sattusin kooli kiusamise alla. Ja ma ei tahtnud kooli minna ühel hetkel. Ja ma teadsin, ma kooli lähen, ma saan kolki kohe. Polnud kuhugi minna, aga põgeneda ka see poiste eest. Ma pidin käima koolis praktikal. Ja õhtul palvetame ema isaga voodi ees maas. Nutan, ma ei taha kooli minna. Aga ustutab Jumala kätte ja hommikul lähed südamevärinaga kooli jälle ja see mitu nädala, mitu kuud käib niimoodi. Miks see asi nagu on, ei tea, aga see vormib me iseloomudega ühel hetkel ka. Et me õpime alandlikkust selle läbi ka. Ja ma tean, et mul oli probleemi ülbusega tol ajal ka. Ma olin ka noor mees ja ütlesin ka pikka kasvu ka veel, siis eriti õige öelda ülevalt alla. Aga Jumal vormis need praadi või grilli hooaja jooksul kahelt küljelt siin. Ja on need hiljem ka olnud, on need olnud vaimulikus töös samuti. Tahaksid laheneks asjad, aga ootavad tuleb. Ja siis vaatad, et kuidagi asjad lahenevad ühel päeval, ilma et ma oleksin midagi teinud. See on Jumal, kes tegutseb. Piiblis on ka lugusid tegelikult, kus me teame, et Jumal saadab ingli. Ja ingli on ma ei saanud tulla, ma pidin selle riigi vürstiga võitlema, selle teise ingliga võitlema, ma siis tulin lõpuks. Et on lugusid ka, kus mõned asjad ei lahene kiiresti ära. Me ei tea, miks. Kolmandad on palved, mis juhtuvad kohe. Sul on probleem, sul on olukord, palud, kohe vastus, tänu Jumalale, lähed edasi, unustada. Alati ei unusta ka, parem ongi unustada Jumala tegusid. Aga vahel tulevad inimesed kurtma oma probleeme, oma kehva tervist või rasket olukorda. Ja sulle antakse usku kohe palvetada selle olukorda pärast. Ja mul tuleb meelde mitmed lugusid. Mul üks töökaaslane kunagi oli, kes rääkis, et ta tütar sai puugiammustuse. Ja tal oli see puuk, ensifaliit, palavik oli ja mis ta kõik oli. Ja ma nagu mööda minnes ütlesin talle, et me äkki kodus perega palvetame lapse pärast. Ja siis järgmine homme küsin, et kodus palvetasime, lapsed väiksed olid siis, palvetasime, küsisin paari päevades, kuidas tütar läheb. Ei, talle kõik hästi, ta on terve täitsa. Tänu Jumalale. Et vahel asjad juhtuvad kohe. Rääkisin noortele reedel lugu. Aga teie pole kuulnud seda. Räägin ka ühe jaalu jah vastusega uuesti. Mu ema, kellest ma rääkisin juba, kes on pisut üle 80, suure reedel ta kukkus õnnetult. Nad käisid Haapsalus seal promenadil jalutamas, isa vaatas, kui ilusad luiged siin kõik on, igal pool lilled ja linnud ja siis ei näinud, astja tuli alla. Seal oli laudtee tehtud uus selline ja kukkus emale otsa ja ema jäi alla, ema kukkus selle veel allapoole, isa kukkus otsa sinna. Ja oli õnnelik õnnetus selles mõttes, aga ema jalg läks paiste. Suur muhk tuli välja ja hakkas valutama ja nad käisid EMO-s ja luud oli terved kõik õnneks, aga jalg läks nii tumedaks ja valusaks,
et peale astuda ei saanud enam. Ja magada ka mitte, terve külg oli valus. Ja algul oli tal tugev valuvaigisti peal, aga see mõjus hakkas kaduma ja hakkas uuesti kõik pihta. Ja tal käis paar korda kiirabi ja reedel, nüüd see reede 2 nädalat möödas juba, siis helistasime hommikul just Leaga, et küsime, kuidas läheb, kas magada on saanud. Nüüd ma just kutsusin kiirabi välja, et ootan ja et vaataks jala üle, et ikkagi on väga pahasti. Ja siis mul oli emast nii kahju. Ma ütlesin ta kõne lõpus, et kuule äkki palvetame kohe telefonis. Ja ma tavaliselt ei palveta telefonis, aga ütlesin, et tegin lühikese palve, ütlesin, et Jumala vägi tulgu ja tervendagu ja usaldame arstid ja kõik selle olukorda Jumala kätesse. Ja õhtupoole helistas tagasi ja ütles, sa lõid pealega, sain koju haiglast. Kuidas on siis? Noh, terve olen. Mis juhtus siis? Ei tea, ei valuta enam, jalga vaadati üle, anti mingi salvi ka jala peale. Ja ütles, et hakkas haiglast koju tulema jala. Ja see Haapsaluse pikk tee sealt haiglast sinna kesklinna. Ja siis tuli juba, mõtles, et unustasin takso tellida. Siis tuleb edasi, lähed apteegis ka läbi veel, võttis rohtu ka veel, vaatas edasi, pani bussijaamas, jalgi valutad elab, kõik on hästi. Ja siis vaatas, buss tuleb poole tunni pärast, istus bussi peale, sõitis koju. Eile läks sauna, ütles, et kõik okei. Ja saab hästi magada ja käia omal jalal, ei valuta. Ja ütles, et ime on siin. Siis mõtlesin, millist kannatust oleks pidanud taluma, kui me poleks palvetanud sel hetkel. Kas see minu palve oli, ma ei tea. Tema palve peal vastas hoopis. Aga see, me enamasti ei tea, kuidas Jumal meie palvetele vastab. Aga ta saab hakata tegutsema siis, kui me anname selle loa talle. Tule sina, Issand, ise selle olukorda keskel. Ma ei tea, kuidas sa lahendad seda asja, kas see tuleb vastus kohe, kas ma pean ootama veel, või tuleb mõne aja pärast vastus, või tuleb ka ei vastus. Asjad võib-olla ei lahenegi üldse. Aga me teame, et Issand, sinu käes on see olukord. Tegutse sina, Issand. Ma annan sulle loa tegutseda siin. Olgu sul meelevald, täis meelevald. Jeesus ei olnud unistaja, ta ei olnud unistaja tüüp. Jeesus hakkas kohe tegutsema. Ja see on ka meie julgustus tegelikult Jumala sõnas, et kui sa näed olukorda või keegi tuleb rääkima sulle, küsi, kas ma võin palvetada su pärast. Kas ma võin selle asja paluda Jumala kätesse. Ja Jumal saab tegutsema hakata. Mõni asi võib-olla vajab pikalt võitlemist. Me ei tea, miks. Mõni vastus viibib. Aga Jeesus saame kutsuda selle olukorda keskele. Ma olen mõne korral oma elus olnud see olukordas, kus keegi räägib mingi loo ja ütleb, kui mõistus on nii kinni. Ei tulnud selle peale, et oleks võinud öelda, et palvetaks selle asja pärast. Pärast kahetsen. Et miks ma ei teinud seda? Karmimad lugusid, kus ma ei valetanud, on üks matuse lugu tegelikult. Mul pole ennem nii olnud, aga ma olin ära saatmas ühte mees, kes oli ennast üles poonud. Ja selle matusalituse alguses mul oli nii suur sünd, kuidagi sund oli südames. Ma tahaksin öelda sellele mehele, tõuse üles, kes sa oled surnud. Ma mõtlesin, no see ei ole normaalne. Ma ei teinud seda. Ma mõtlesin, mine tea, äkki Jumala ime oleks tulnud esile siin. Kuskil pole öeldud, et ei tohi surnute vastu palvetada Piiblis. Jeesus tegi ka, mitme korral äratas üles teid. Aga see on ka see, mida Jumal sulle ütleb, ühes siis olukorras seda tee. Jeesus küsis,
sageli inimeste käest, kellega ta kohtus, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ta tahab, et me vahel välja ütleksime sama suuga ja et me usus ütleksime välja. Jeesus tänase päeval otsega ütleb, ava oma süda mulle ja luba mul sind armastada. See on see, mida ma unistan. Et me oleksime üks selline vahva seltskond, kes elavad Jeesuse eeskujul, tema õpetuse järgi. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid ja andku meile ikka rõõmu igaks päevaks. Aamen. Tõuseme palvetame. Issand Jeesus, me täname sind, et tänase päeval me võime midagi õppida sinu käest taas jälle, sinu sõnast, kogeda seda, et sinuga on nii hea koos elada. Sinul on meelevald taevas, meelevald maa peal, meelevald ka meie eludes ja issand, me palume tõesti tänase päeval ka, me võiksime olla need inimesed, see kogudus, kes elab sel viisil, nagu sina oled meile ette elanud, eeskuju näidanud. Issand, et me oleksime need, kes käivad ringi rõõmsalt. Isegi siis, kui ei vastused tulevad sinu käest. Isegi siis, kui me alati ei näe lahendusi kohe. Issand, me teame, et need asjad on sinu kätte palutud. Ja me võime usaldada sind, sest sina oled usaldusväärne. Ja issand, me teame, et mida sina teed, seda teed hästi. Ja issand, kui tänase hommikul me mõtleme, sa oled üles tõusnud, issand. Sa oled meie keskel siin, sa oled meie südametes elamas, issand, me kogeme seda sinu armastust. Väga erinevate olukordade läbi ka. Ja issand, me tõesti täname, et sinu püha vaim on see, kes tuleb appi meie nõtrusel, nagu me lugesime sinu sõnast ka. Isegi kui me ei oska paluda ka mitte midagi. Me ei tea, mida paluda. Me palume Jeesus, et ole sina nende asjade üle, kus me oleme. Ja issand, me palume, et tõesti need asjad ka tooks au sulle. Me palume, Jeesus, et need asjad võiksid laheneda sinu tarkust mööda. Jeesus, me täname sind. Su kätte võime paluda oma noored, oma lapsed ka, issand, oma pered, oma lähedased. Issand, paluda, Jeesus, su kätte ka meie linna ja meie maa. Ja issand, paluda, et sinu meelevald võiks olla üle kogu selle paiga. Issand, me unistame, issand, näha seda, issand, et sa oled veel võimsalt tegutsemas meie maal. Issand, me kuulutame, issand, sinu tööd, mis võiks avalikuks saada, suureks saada, issand. Sa võib-olla kasutad meid selles, me ei tea, keda sa võtad. Vahel võtad sa mõne väikse lapse ja teed selle lapse kaudu oma tahet, sest suured ei olnud valmis kuulatama sinule. Issand, me ei tea, aga issand, me palume, et sinu hiilgus, sinu auhiilgus võiks tulla. See on nii selle paiga üle kui ka meie maa ja rahva üle. Jeesus, au ja kiitus olgu sulle tõesti. Sina oled hea, issand. Sinust me tahame rääkida, sinust me tahame tunnistada. Sind me tahame tõsta kõrgeks, sest issand, sina oled see, mille pärast tasub elada ja koos sinuga käia igal päeval. Jeesus, olgu sinu nimi kiidetud nii taevas kui maa peal, ka meie eludes. Austus ja kiitus olgu sinu nimele. Aamen. Aamen, me võime istuda veel hetkeks. Ja meil on üks laul veel, nagu ma tean, õnneks üks laul veel. Ja siis sel ajal võime panna ka siia vabatahtliku annetuse karbis, me saame ringi käia siin. Ja kui sul midagi ei ole, siis Jumal õnnistagu sind ikkagi ja täitku meie vajadused ülirohkesti nii koguduses kui isiklikus elus. Minu pattude tõttu
et mul oleks rahu, kandsid karistust. Sind piinati, et mul oleks tervis. Su peale pandime pattude süü. Sind haavati minu pattude tõttu. Et mul oleks rahu, kandsid karistust. Sind piinati, et mul oleks tervis. Su peale pandime pattude süü. Need on minu käed, need on minu jalad, need on minu vead, mis ristile löödi. Need on minu süü, see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisid. Need on minu käed, need on minu jalad, need on minu vead, mis ristile löödi. Need on minu süü, see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisid. Sind haavati minu pattude tõttu, et mul oleks rahu, kandsid karistust. Sind piinati, et mul oleks tervis. Su peale pandime pattude süü. Need on minu käed, need on minu jalad, need on minu vead, mis ristile löödi. Need on minu süü, see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisid. Need on minu käed, need on minu jalad, need on minu vead, mis ristile löödi. Need on minu süü, see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisid. Mis ristile löödi. Need on minu süü ja see on minu elu, minu karistus, mis sind ristile viisid. Nii,
täname ohvri eest ja teadete osas ka veel, et sel laupäeval on naiste päev ja kell 4 oli see. Nii et tulemast naistele, meeltuletus kõigile, Kari palmik on tulemas ja hästi põnev saab olema teile kindlasti. Kade meel on kohe, aga küll me otsime ka meestele võimaluse õigel ajal. Aga et kohtume taas siis ikka 1. ja 3. pühapäev kell 3 ja noortega siis me kohtume nii, nagu me kokku lepime oma vahel. Aga siis täname ohvri eest ja siis läheme edasi. Issand Jeesus, me täname sind, et sina oled hea, Issand. Sina, Issand, oled see, kellele tasub loota ja Issand, sinu käest on kõik hea and ja kõik täiuslik annetus, Issand. Ja me tõesti täname sind, et sina, Issand, oled siin. Ja Issand, me täname, et sina täidab meie vajadused ülirohkesti, sa täidab meie koguduse vajadused ülirohkesti, mis viisil või mis moel, Issand, sina tead seda. Sinu kätte me usaldame selle ja täname iga üksiku, kes on oma käe ulatanud, et see osa kokku panna ja on panustanud mitmel erineval viisil, et me koguduse töös edasi minna. Sa oled asumas rohkelt oma rõõmu ja heldust mööda. Issand, ka nende inimeste vaev, kes panustavad ka sinu koguduse töösse igal päeval. Issand, me täname sind, et su kätte võin paluda ka naiste päeva, mis on tulemas ka laupäeval, issand, ole õnnistamas, ole hoidmas, varjamas ka igat üksikut, kes on tulemas, kes on plaaninud tulla. Ja issand, sinu nimi olgu kiidetud ka selle olukorra läbi ja tänu Jeesus sulle, et sinu verevari kaitse võib me kõikide üle olla, meie perede üle olla. Sinu kätte me usaldame kõik. Jeesus, au ja kiitus olgu sinu nimele. Aamen. Selle osa lõpuks me oleme õnnistussõnad ja siis meil on täna ka veel kogudusega issand surma mälestamise osa ja me tuleme kohe selle juurde ka. Aga issand, õnnistagu sind ja hoidku sind, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline, tõstku oma pale sinu peale ja andku sulle oma rahu. Aamen.